Tere ja tere tulemast Toidupanga toidukoolitusele. Mina olen Deni ja täna räägin ma teile sellest, kuidas teha teadlikuid toiduvalikuid. Kuna eelmisel korral õppisime me termineid parim enne ja kõlblik kuni ja õppisime, kuidas pakendilt lugeda vajalikku infot, siis nüüd on aeg poodi minna. Mul on teile ka paar nõuannet. Esiteks, ärge tulge poodi tühja kõhuga. Teiseks, võtke kaasa alati nimekiri, sest siis te teate, mis teil päriselt vaja on. Kolmandaks, kui teil on väikesed lapsed, oleks mõistlik nad koju jätta. Ja neljandaks, võtke kaasa alati oma poekott. Nii säästate raha kui ka loodust. Vaadates minu tänast nimekirja, siis esimese asjana ma võtan banaani ja hurmaad ja alati, kui te poodi sisenete, siis tegelikult kohe tavaliselt paremat või vasakut kätt asuvad puuviljad ja juurviljad. Vaadates oma nimekirja, siis ma näen, et mul on vaja hakkliha. Hakkliha puhul tuleb alati vaadata kilo hinda ja muidugi ka seda, millist hakkliha teie soovite süüa. Mina ise eelistan veise hakkliha ja väga tihti poes ma olen keerulises olukorras, sest on väga mitu brändi, aga alati on üks hea nipp. Tuleb vaadata kilo hinda. Näiteks ma näen siit, et siin on kilo hind 13,30, aga vaadates teistele riiulitele, kus on veise hakkliha, näen, et ühel tootjal on kilo hind natukene odavam ja ma võtan alati selle, mis on soodsaim. Kindlasti olete märganud te seda poes, et silmade kõrgusel on asetatud tooted, mida tavaliselt kliendid kõige rohkem ostavad, aga just allpool riiulites on tegelikult soodsam valik. Näiteks, kui siit võtta kaerahelbed, need on kõigest 49 senti ja see on antud poe oma toode. Kui te soovite osta pastatooteid, nagu minul täna nimekirjas on, mina vajan koju makarone, aga kuidas ma tean, milliseid valida? Siis kõige tähtsam on, et makaron oleks hele. Mida heledam makaron, seda kvaliteetsem ja toitaine väärtuslikum. Sest kui makaron on väga oranžikas või kollane, on seda liigselt töödeldud ja see ei ole meie tervisele hea. Kui te aga satute külma leti äärde, siis soovitan teil kindlasti vaadata erinevaid juurvilju ja erinevaid puuvilju, sest esiteks need on väga toitvad ja teiseks need säilivad väga kaua. Vaatame kohe järele, kui kaua säilivad juurviljad. Ja parim enne saab läbi alles järgmise aasta jaanuari lõpus, aga see ei tähenda, et seda toodet ei võiks tarbida ka järgmise aasta veebruarikuus. Ehk siis see on igati hea ja minul lähebki seda täna kodus vaja. Kui teil on siiski väga suur magusisu ja te ei suuda koogi ja tordiletist mööda kõndida, nagu mina, siis soovitan alati teil lugeda, mida sisaldavad need koogid või tordid. Et valige alati kõige tervislikum variant. Kui aga te satute võõrasse poodi, nagu mina täna, ja eksite ära, mida küll siis teha, siis on olemas igas poes suured sildid. Siltide peal on kirjas näiteks nagu siin majapidamispaber ja tualettpaber. Nende siltide järgi on väga lihtne orienteeruda. Aitäh, et te liitusite Toidupanga toidukoolitusega. Minul on nüüd kõik tooted korvi pandud ja lähen tasuma. Aga kui teie tulete nüüd poodi, siis kindlasti tehke oma nimekiri, sest sellega te säästate nii aega kui ka raha. Kohtumiseni! Kuidas on e-poes võimalik nutikalt toidukaup koju tellida? See on tegelikult kiire, mugav ja võib säästa nii aega kui ka raha, kui oskad teadlikult ostelda. Valime näiteks siit Rimi e-poe. Mina olen juba siin sisse loginud, aga kui teil ei ole veel Rimi lehel kontot, siis tuleb see luua. Alustuseks vaatame
Kindlasti, millised tooted on soodushinnaga, sest tihti leiab e-poodidest häid pakkumisi, mis aitavad kulusid kokku hoida. Ja kui saad, siis planeeri oma ostud ette ja vali tooted, mida tõesti vajad. Nii väldid impulssoste. Otsime tooteid. Otsime näiteks kartul. Kartul pesemata Eesti 34 senti kilo. Lisan ostukorvi. Ja siit saab vajutada kilosi juurde või kui soovite vähemaks võtta. Mina võtan 3 kilo, sest minul on suur perekond. Panen otsingusse sibula. Lisan ostukorvi. 1 kilost täitsa piisab. Lisaks on vaja ka toidukoort. Ühest pakist täitsa piisab. Lisaks soovin ostama hakkliha. Ja nagu te näete, veishakkliha Rimi oma on kõige soodsam. Kui tellid toiduainet, siis soovitan eelistada pika säilivusega tooteid, näiteks konserve, kuivaineid ja külmutatud tooteid. Need püsivad kaua ja neid on alati hea kodus varuks hoida. Mina valingi siit täna kaerahelbed. Mina võtan need täiesti tavalise kaerahelbed täistera Rimi. Lisaks sooviksin ka osta purgisuppe. Valin näiteks siit oma lemmikusupi. Hernesupp. Lisan selle ostukorvi. Võtan lausa 2 tükki. Võtame siit top-pakkumised. Nagu te näete, avanes meil selline leht. Siin on selle nädala top-pakkumised, aga vaadake kindlasti ka oma nimekirja, et ei paneks ostukorvi omale tooteid, mida te tegelikult ei vaja. Kui soovite osta e-poes, soovitan osta nädalavaruga toidu või isegi pikemaks, sest see säästab teie aega ja ka raha. Ja kui soovite tasuda, lähete siia, kus on kirjas teie ostukorv, siis vaatate veel kord kõik üle, mis teil siin on. Vaatame siit, näiteks tellikauplusesse saab panna või tellides koju. Siia tuleb panna teie aadress. Saate valida ka siit ajavahemikku. Erinevad päevad, paneme näiteks homme. Aga kuna mina ei tellin nii suure summa, siis ma pean maksma 5 eurot transporditasu. Ehk siis alati on mõistlikum tellida selle summa eest toidukaupa, et transport oleks tasuta. Ja tegelikult võtangi siit näiteks selle kellaaja. Tegelikult mina väga soovitan tellida e-poest. Ma saan siit mugavalt laua tagant tellida omale kõik vajaliku, ilma et ma peaksin õue minema. Nii lihtne see ongi. Aitäh teile! Tere, mina olen Julia. Tänases videos õpetame, kuidas saad sina enda kodus valmistada mõnusat tummist boržipõhja. Valmistamine on lihtne ja tulemus viib lihtsalt keele alla. Enne kui alustad boržipõhja valmistamisega, on oluline hoolitseda nii nagu ikka toiduhügieeni eest. Alusta alati kätepesust ja veendu, et kõik tööpinnad ja kasutatavad köögitarvikud oleksid korralikult puhastatud. Puhtus köögis on oluline mitte ainult toidu ohutuse tagamiseks, vaid ka selleks, et maitsed säiliksid puhtad ja ka värsked. Ja vajalikud tarvikud on meil siis lõikelaud, nuga, puust labidas, suurem pott, mis võiks olla paksu põhjaga, ja muidugi kapsas, sibul, tomat, loorberileht,
terapipar, äädikas, sool, suhkur ja siis porgand. Ja nüüd me saame ära puhastada kõik meie juurviljad ja selleks peseb puhtaks kapsas, tomatid, kooriporgand ja peale koorimist on hea ka porgandid ära loputada ning ühtlasi saad ka sibula ära koorida ja meil on vaja nüüd siis kõik ära hakkida. Mina olen juba alustanud natukene siin eeltööga, ehk siis mul on sibul ära hakitud ja sibulad me teeme siis sellised ribad ja ribad me saame siis sellisel viisil, kui me lõikame siis sibula pooleks ja siis hakimegi sellised poolrattad, õhemad. Aga kui sa teed kuubikud näiteks, ei ole üldse hullu, sobib ka sellisel viisil. Sa ei pea täpselt millimeetri haaval jälgima, kuidas seda valmistada. Ka minul juhtub, et üks viil on paksem, teine on õhem, et sellest ei ole üldsegist hullu. Ja kui meil on siis sibul ära hakitud, eks ole, on meil vaja hakkida kõik teised juurviljad ära. Ja näiteks tomatit ma siin praegu hakin ja see tuleb täitsa selline kuubik, et kui me hakkame hautama seda kõike, siis ta läheb ühtlaseks selliseks massiks ja hea ongi siis kõik valmis hakkida, panna erinevatesse kausikeste sisse ja siis on pärastpoole hea hakata meie mõnusat tummist boržipõhja valmis hakata tegema. Ja nüüd me alustame boržipõhja valmistamist. Mitte, et me juba ei valmistaks seda, meil on väga oluline ja suur töö siis juba tehtud ja mis meil on tehtud, eks ole, meil on ära riivitud porgand, ära riivitud peet, ribastatud kapsas, kuubikuteks lõigatud tomat ja sibul on samuti tehtud ribadeks siis. Ja kui sina teed natukene teise kujuga, ei ole üldse hullu. Me paneme kõik siia potti, ta podiseb mõnusasti, läheb pehmeks ja suurepäraselt sobib siis kasutada borži supi sees. Aga esialgu meil on vaja panna siia potti siis õli ja pott võiks olla siis natukene paksema põhjaga ja nüüd me lisame siia kogu porgandi ja peedi. Ning nüüd me kuumutame seda siin umbes 5 minutit aeg-ajalt segades. Ja nüüd, kui meie siis porgand ja peet on siin niimoodi umbes 5 minutit haudunud, lisame me siia sisse kogu kapsa. Nii, seejärel paneme siia soola, suhkurt, terapipart ja loorberi lehti. Ja nüüd segame. Ja lisame siia 200 milliliitrit vett, segame veel kord ilusti läbi ja laseme keskmisel kuumusel podiseda kaane all umbes 20 minutit. Nüüd, kui 20 minutit on kõik see siin haudunud, lisa sibul ja lisa ka tomat. Sega läbi ja hauta veel 20 minutit. Ja nüüd me lisame siia äädikat. Nii, 1,5 ja segame. Ja nüüd peaksid need juurviljad olema kõik piisavalt pehmed ja sa võid maitsta, kui sulle tundub, et nad on natukene kõvad, siis sa võid veel 5 minuti jagu hautada ja ega siis midagi. Vaadake, kui ilus ja värviline ja mõnus tummine boržipõhi. Ja mis me edasi sellega teeme? Me laseme sellel maha jahtuda, ilusti korralikult jahutame maha ja võtame karbid ja paneme karpide sisse jahtunud boržipõhja ja seejärel paneme nad sügavkülma. Kaaned muidugi peale,
ja paneme sügavkülma, võid endale peale kirjutada, millal sa oled selle sügavkülma pannud, aga olen kindel, et sa jõuad need juba ennem ära süüa, suppi siis sellest keeta, ennem kui jõuad hakata kahtlema, et millal küll oled selle valmis keetnud. Sellepärast, et tõesti sellisel viisil tehtud borsipõhi sobib imehästi, väga kiiresti ja lihtsalt valmistamiseks, siis supi valmistamiseks just. Ja ega siis midagi. Suur aitäh sulle, et sa vaatasid ja osalesid Toidupanga toidukoolitusel ja me loodame siiralt, et sa said endale inspiratsiooni, nippe, võtteid, ideid ja miks mitte siis ka teha tegelikult endale mõni muu supipõhi. Ja sellisel viisil saad kenasti valmistada kiirelt, lihtsalt suppi, võttes sügavkülmast valmis juba tummise supipõhja.